Kohe-kohe me hakkame rääkima Epp Kärsiniga teemadel, mis on erakordselt olulised. Kuidas tunda iseennast, kuidas hoida oma paarisuhet kirgliku ja elusana, mida tähendab üldse seksuaalsus, sensuaalsus ja see päris eluenergia. Ja vaatame, kui sarnaselt või erinevalt me asjadest Eppuga aru saame. Sellest ja kõigest muust kohe-kohe lähme teele. Ole meiega. Tere tulemast tagasi Lilian Saage podcasti. Täna on väga eriline päev. Mul on külas naine, kes on särtsuv, särav, julge. Ma isegi arvan isekas ja kindlasti kirglik. Ja nii nagu ikka meil siin saates kohane, me loome siin saatekülalisega keskkonna, kus saab avalikult, ausalt ja avatult rääkida teemadest, millest võib-olla pole mitte kunagi varem räägitud. Või kui, siis võib-olla salamisi kuskil rongis võõra inimesega või siis mingis olukorras, kus võib-olla enam väga hästi ei tahagi mäletada, millest rääkida. Mul on nii hea meel tervitada Epp Kärsinit. Epp, tere! Tere, Lilian! Ma mõtlen kohe, et mida ma sinu kohta tean kui inimesest, siis ma tean väga vähe välja arvatud kõike seda, mida meediast sinust räägitakse. Nii see kipub olema küll, jah. Et on sulle tavaline, et sinust kuvand liigub ees ja vähe teatakse seda päris Eppu? Ja, loomulikult. Ma olen sellega harjunud juba ja viimased 11 aastat see nii kipub olema. Nii et kui ma tänu kuulajatele, vaatajatele ja ka enda uudisimu rahuldamiseks, mis on midagi, mida ma võiks sinu kui Eppu kohta teada, mis ei ole kuvand, mis ei ole meediast läbi jooksnud, et kes sa oled? Seda teavad minu kõige lähedasemad inimesed ja need inimesed, kes ei ole minu lähedased, ilmselt ei saa sellest mitte kunagi teadma. Ja ma arvan, et see ongi väga oluline. Et sa oled ära õppinud täiesti sellise 2 eraldi maailma hoidmist, et üks, mis on teistele näha ja siis see väga eriline privilegeeritud see Epp, kes on siis personaalselt väga lähedasele ringile mõeldud. Ja, mul on väga vähe sõpru, aga need sõbrad, kes on neid, ma hoian väga ja nemad hoiavad mind. Ja nad on kõik öelnud, et kui teised vaid teaksid, kes sa päriselt oled. Oled sa valmis vähemalt ühe märksõna ütlema, mida sa selles privaatses, väga eriliselt salajas hoitud Eppu võib-olla iseloomustamiseks ütled? Mida avalikkuse puhul nähtavale ei tule? Minu maailmas on palju rohkem sügavust, kui see välja paistab. Paljude jaoks ma olen lihtsalt dildoga naine või naine, kes räägib seksist ja naudingutest. Aga see, kes on päris mina, oma kõikide hingekihtidega, kõikide oma koodidega, see on ainult väga, see on justkui, see on nii, ütleme, selline maagiline maailm, kuhu pääsevad sisse ainult väga vähesed. Sa nimetasid juba väga olulise asja, et sa ütled, et ma paistan välja pinnapealse kergete teemadega ja minu maailm on tegelikult väga sügav, mitmekihiline ja eriline. Et see on väga erinev. Ja ma olen aru saanud nüüd 11 aastat koolitusi tehes, et eks ma vaikselt natukene olen hakanud rohkem seda jagama. Aga jällegi viimast koolitust tehes, siis ma räägin ja ma küsin nagu 30 inimeselt, et kas te päriselt saate aru, millest ma räägin. Ja stuudios on täielik vaikus. Ja ma sain aru tegelikult, et see, mis on mulle nii lihtne ja nii omane, vajab veel rohkem nagu sellist selgitust. Ja ma arvan, et see ongi see minu teekond, et tuua inimesi justkui vaatama seda maailma teise nurgalt, teise küljalt, sest see maailm, mis ei ole silmaga nähtav ega käega tuntav, see on minu maailmas väga lihtne ja omane. Ja kui sa räägid sellest, siis mina saan küll sellest aru, et see, mida me tajume, see, mida me kogeme, et see on väga mitmekülgne ja
ja maailm ongi sügav. Ja samas, kuidas me oleme ühenduses teineteisega ja kuidas energiat töötavad ja kuidas info liigub. Ja aeg-ajalt, kui ma räägin ka, et tehes ise ka koolitusi palju, siis et koolitusruumis on info olemas ja ma olen intuitiivne koolitaja, mis tähendab seda, et ma kogun infot ruumist ja siis, kui ma sõnastan mingid laused, mis ei ole mul välja mõeldud, vaid see tuleb, siis keegi küsib, kuidas sa tead? Ja ma ütlen, et kõigil on võimekus teada, kui me ainult õpime seda tööriista kasutama. Et ma ei pea seda erilisuseks, ma ei tea, kuidas sina suhtud sellesse, ma pigem ütlen, et see on selline ruumi lugemine ja olles kontaktis sellise sügavama teadlikkusega. Mina ütlen ka, et mina olen lihtsalt kanal maa ja taeva vahel, et ma olen kokku pakitud universum. Ja et sellest jagada ja seda nagu rääkida, inimesed on praegu hästi suures ärkamises ja nad otsivad väga suurtele küsimustele vastuseid. Ja sellistele küsimustele vastuseid, mida nad mitte kunagi varem ei ole iseendalt küsinud. Ja mul on hästi huvitav, et need inimesed, kes ei ole minuga kunagi olnud ühes ruumis, nemad on kõige suuremad kritiseerijad. Ja kui nad ühel hetkel jõuavad minu ruumi, sest nad on energeetiliselt valmis seda infot vastu võtmas, minul on universumigi koostöö. Minu ruumi saavad astuda ainult need inimesed, kes on sellisel sagedusel. Need, kes selleks valmis ei ole, need käivad kaarega sellest mööda. Kui palju sul on, see on hästi huvitav, mida sa ütled, et minu ruumi ei saa need, kes ei ole minu sagedusel. Ja mina mõtlen, et see on ju suhteliselt tavapärane, et kui sa elad elu, mis sul on omane, sa julged olla oma moodi, autentne, enda moodi, siis on sisse kirjutatud, et sul on see seltskond, kellele sa väga sobid. Ja samamoodi on see seltskond, kellele sa üldse ei sobi. Ja mul on sellest täiesti ükstaspoha. Ja ma mõtlen selle peale, et ma suhtun sellest samamoodi küll, aga mina tunnistan julgelt. Minul on olnud pikk teekond haigusest, mulle meeldib meeldida, mis on väga oluline olnud lapsepõlves, mis on saatnud mind ka täiskasvanueas, nii et ma ei ole sellest patust prii ja ma õpin endiselt täna olukordi, kus ma talun ära mitte meeldimise ja ma valetaks ise endale ja hülgaks enda, kui ma ütlen, et ma ei märka neid olukordi, kui mingid kohad keegi ütleb midagi, kus ma saan aru, et olles truu endale, ma lähen vastuolu kellegi teisega. Märgad seda impulsi öelda. Ma olen tänulik, et ma valisin enda. Ja endiselt ma märkan seda. Ma ei tea, kuidas sinuga see teekond on olnud, et ma olen olnud väiksest peale selline kass, kes kõnnib oma pead. Ja ma olen olnud ikkagi selline laps kindlasti, mitte oma vanematele, ema kutsus mind kirstunaelaks, et ma olin ikkagi selles suhtes, et eks ma oma vanemaid olen korralikult proovile pannud ja sügaval vene ajas kasvatati kõiki lapsi ühte moodi. Mina ei allunud sellele, minul olid omad reeglid, minul oli oma nägemus, minul olid omad teadmised. Ja täna mu ema on öelnud, et ta lihtsalt ei osanud mind kasvatada, sest ma olin nii teistsugune laps ja ma olin sünnimomendist alates väga teistsugune laps. On sul õed-vennad ka olemas? Ja, mul on õde Jaanika, minust 4 aastat vanem ja vend Marek. Ja mõlemad on vanemad või nooremad või kuidas see on? Mina olen pesamuna, nii et ma olen hästi ära hillitatud ja kõik asjad, mida mina elus olen soovinud, kõik mina olen saanud. See on hästi põnev, sest mina olen ka 3 lapsest perest kõige noorem ja ma ka oma raamatust kirjutan ka sellest õdede-vendadeks olemisest või siis kasvamist. Inglise keeles öeldakse nii hästi selle kohta, et siblingu väljend, meil ei ole sellist eesti keeles väljendit, et kas me oleme lihtsalt lapsed oma vanematele või me kasvame õdedeks-vendadeks. Ja võt õdedeks-vendadeks kasvataks, et see ühisosa, see ühisruum, ka see selline koostöö õdede-vendade vahel, et need on tavaliselt kõige pikemad suhted, mis meil elus on. Ja kindlasti. Ja see, kuidas me suhestume teistesse inimestesse, kuidas me konflikte lahendame, kuidas me õpime armastama, usaldust hoidma, koostööd tegema. Väga sageli on see, kuidas me õpime läbi õdede-vendade. Ja olles ka noorim laps, aga vanusevahe oli meil väga väike, nii et minu kõige vanem õde on 4 aastat vanem minust ja minu keskmine õde on 2 aastat vanem, nii et me olime kõik väga suures komplektis koos. Ja mina pigem olen kogenud seda konkureerimist, järgi ruttamist teistele, et kui nemad juba oskasid kõndida, oskasid kirjutada, oskasid rääkida, kõik asju oskasid teha, siis minul tuli mööda minnes kõike seda õppida. Ja see oli oluline õppida mööda minnes ja siis muidugi tuhinaga mööda, sest muidu oli raske tähelepanu saada. Kaua need ema ja isa ahetavad ja ohetavad, et näed, 3. tütar juba õppis kõndima, näed, 3. tütar juba õppis jutustama, nii et see on teistmoodi. Ma saan, et sinul on
õdede-vendadega erinev vahe, nii et sina olid see pesamuna, see Ja. päikesekiir, kes siis tõi rõõmu majja no ja minu lugu on lihtsalt see, et noh, ongi vend on 5 aastat vanem, õde 4 aastat ja minu emal oli plaan 5 last, eks ju, ja kõik aastaste vahedega. Tema tahtis nagu, ta on ise pärit suurest perest, kus oli 7 last ja tema tahtis ise ka. Aga kuna emal isal oli reesuskonflikt, et tegelikult juba teise lapsega oli väga keeruline, öeldi, et rohkem ei tohi nagu, siis ema ei jätnud oma jonni, ta kangekaelne nagu ta on, eks ju, siiamaani. Mul on väga armastav ema, tõesti, mul on imeline ema. Aga tal oli hästi palju, mitte hästi palju, vaid tal oli kuskil 5-6 raseduse katkemist. Ja kui ta lõpuks siis nagu mind jäi ootama, siis ta oli rohkem kui poole sellest ajast säilituse all ja hästi kanged ravimid ja ta väga palju nuttis ja emotsionaalselt ta oli hästi keeruline. Ja kui ma siis lõpuks sündisin, eks ju, ma sündisin ju 6 aega hiljem, siis veel ei teatud, kas ma jään elama või mitte, nii et noh, ma olen nagu kuidagi tulnud läbi raskuse ja ma olen tõesti niimoodi, mind on hoitud niimoodi peopesa peal. Ja ma võin tuua nagu paralleeli sellest, et kuidas ka täna ma suhtes olen, eks ju, et see tunne, kui sa oled nii valitud ja nii hoitud ja kui suur turvatunne see on, eks ju, et me tegelikult otsime ju seda sama tunnet, mis on meil lapsepõlves, me otsime ju oma paari suhtest. nii see on, et see on nii äge, et sa tood selle kogemuse meile sisse, et ja samas, et aitäh sulle, et sa jagad seda lugu, et kuidas sa oled nii oodatud ja läbi raskuse ja vaeva ka vanematele kingitusena tulnud. Ja sa kirjeldad ka seda, kui palju emotsiooni oli emal. Ja see on ka ju midagi, mida me teame, et see antakse lapsele edasi. Edasi ja see ongi näiteks minu emotsionaalsus on nagu 0-100 murdosa sekundist ja sellega nagu toime tulla on, ütleme, minul endal on kõik väga lihtne, aga need, kes on olnud minu kõrval, et kes ei ole küpsed olnud, nad ei suuda seda vastu võtta. Sa enne juba mainisid nii toredasti, et see ongi nii, et üks asi on see, et me vastutame enda emotsioonide eest ja enda rahustamise eest ja enda emotsioonide juhtimise eest. Teine asi on see, et kui palju me siis tuleme toime teiste emotsioonidega ja kui palju me võtame vastutada nende eest. Et seda nimetaks kui emotsionaalseks küpsuseks. Aga jäin kohe mõtlema, et sa ütlesid minu meelest nii toredasti, et ma ju otsin seda turvalist keskkonda, hoitust, valitud olemist ka oma paari suhtes. Ja kuidas sinul on, et on sul õnnestunud leida seda hoitust, turvalisust oma paari suhtes või paari suhetes, et kuidas sinu lugu paari suhetega üldse on? Et mul ei ole olnud väga palju suhteid, aga need suhted, mis mul on olnud minu kasvamise jaoks hästi olulised, nagu verstapostid. Ma olen kõiki seda nagu iseendast integreerinud ja seda ka läbi nagu filtriga hiljem nagu jaganud teistele, sest need lood on olnud väga, väga kõnekad ja inimesed oma eludes käivad väga sarnaseid peatükke ja on selliseid, kes on kuskil kivi all ja nad ei jaga midagi, aga kuna mina olen kogemuskoolitaja, siis ma jagangi hästi siiralt ja hästi ehedalt ja vahest on nii, et on koolitus ja see ei kuulu üldse koolituse juurde see teema ja ma tunnen, see lihtsalt tuleb. Ja pärast on naised köögis, kui ma lõikan seal puuvilju ja teen kohvi valmis, et tead, et see, mis sa rääkisid. Mul oli lihtsalt nii väga vaja kuulda, et ma olen nagu nii pikki aastaid mõelnud selle peale ja see oli see puuduv pusletükk, mida sina jagasid. Ja ma saan ka aru, et minu suhted elus, ma ei oleks täna selline koolitaja, kui mul ei oleks neid olnud. Ja ma tõesti täna olen sellises suhtes, et sellest võiks kirjutada raamatuid ja teha filme ja kirjutada luuletusi. Sest see mees on täpselt selline tunne, et ta ei ole siit maa pealt. Et see on lihtsalt nagu nii ilus lugu ja kõik need tasandid ja ma tahan kõigile naistele öelda. Selline mees on olemas. Ärge loobuge, ärge katkestage oma hingearengut sellega, et te jääte kuskile suhtesse kinni, mis on teile küll justkui mõnes mõttes harjumuslik, turvalisus, aga sinu hinge ei eelisa. Ja see on nii ilus soovitus, et öeldaksegi, et kõige suurem arengupidur inimestena on meil see enam-vähem suhe. Poolkõva suhe. Jah, poolkõva just nimelt. Et ei ole hea, et teha õnnelikuks ja hing heliseks ja
ja süda laulaks sees. Mulle endale meeldib hästi väljend, mu süda laulab sees. Et kui mu süda laulab, siis järelikult see koht, kus ma olen, see suhe, kus ma olen, see koht, kus mul endaga suhe on nii heas harmoonias ja helisemises, et see loob sellist harmoonilist, mõnusat heli ja ka vahepeal ka rütmivahetust. Aga see, kui on see poolkõva suhe, see ei tee nii õnnetuks, et ära minna. Ja ei pane laulma ja rõkkama ka maailmal, et ma olen õnnelik. Ma olen õnnelik. Et see on tegelikult hästi oluline ära märgata. Ja, et ma ikkagi olen kõigile naistele öelnud, et teie suhe on teie visiitkaart. Sul on täpselt nii hea suhe, kui hea suhe on sul iseendaga. Aga kui paljud naised väärtustavad ennast, kui paljud naised oskavad ennast armastada, kui paljud naised panevad iseennast esikohale. Ja nad ütlevad, aga mulle nii ei sobi. Siit läheb minu piir. Ja nad julgevad öelda ka väga valusat tõde, kartmata, mis järgneb. Sest suhtes me peame tundma ennast nii turvaliselt, et kui me tunneme, et see ei ole meie tassike teed, siis me ka seda ütleme. Ja see on nii ilus, mida sa jagad. Ja samas, me just eelmise külalise Tiiduga rääkisime pikalt ka seda, et kuidas lastena on õpetatud oma keha mitte tundma enam. Et see kontakt kehaga on ära kadunud. Sest me kõik sünnime lastena tundma oma keha. Meil aistingud on vabad, me oleme tingimusteta, me oleme avatud, lustlikud, rõõmsad, uudisimulikud, loovad. Ja siis hakkab äkki see ära tunne nii palju, ära tee seda, ära tee toda, see on lubatud, see on lubamatu, see on sobiv, see on sobimatu. Aga oled sa mõelnud, et inimesed tulevad siia maailma ja neil on võimalus valida, kas logida sisse nad kollektiivsesse alateadusesse või olla vaba nendest mustritest? Kus see hingetarkus tuleb? Hingetarkus tulebki sellest, et ma valin ise ennast ilma põlvkondade erilisuseta ja mustriteta. Ma siinkohal kuulan sind ja mõtlen, see on üks vaade. See on üks vaade. Ja kuulan seda, et sa usud sellesse. Ja lihtsalt sellepärast, et nagu ma ütlesin, ma tajun ja tunnetan maailma täiesti teistmoodi. Hakata seda sõnadesse panema, kirjeldama, siis ma arvan, et mind pandakse kuskile kinnisesse asutusse. Aga need asjad, mida ma olen tundnud, nii kaua, kui ma olen elanud 46 aastat, need ei ole olnud valed. Ja mul on tunne lihtsalt, et mul on ligipääs mingile infole, mis ei ole veel siin. Ja luban sul sellega olla, et ei hakka sind ümber veenma. Et inimeste elud on hästi huvitavad ja kuna ma olen tõesti kokku puutunud rohkem kui 60 000 inimesega täna, hästi paljude inimestega, samamoodi nõustamisi teinud, siis inimesed on mingisuguses oma valikus olnud, aga see valik ei ole alati tulnud nende endi poolt. See on tulnud ühiskond, vanemad, uskumused, perekonnamustrid. Ja kui sa ütled neile, et aga sa võid valida täna nüüd, kes sa täna soovid olla, siis toimub tohutu vabanemine. Ma siinkohal nõustun sinuga ja olen väga nõus sellega, et inimene, kes valib ise enda elu elada, on vaba igasugustest piirangutest. Täpselt. Küll aga, millega ma jään eriarvamusele, on see, et meil on just kui nagu inimesed tulevad ja osad nagu valivad hinge tasandil seda teha ühtepidi või teisipidi. Sest see on midagi, mida, kui me mõtleme ka nagu täitsa nagu teaduslikult ja bioloogiliselt, siis me lastena sureks ära, kui meil ei oleks hoolitsevat vanemat või lähedast hoolitsejat. Ja see omakorda loob keskkonna, kus me õpime toime tulema, mis on turvaline. Meil on vaja turvalisust. Meil on vaja ellu jäämist. Ja me õpime kasutama maske. Ja loomulikult ja mitte seda, et maskid oleks halvad, vaid sellel ajahetkel see loob turvalisuse. Ja kui ma mõtlen ka selle peale, kuidas need väikelapsed õpivad maha suruma enda, ma ei tea, emotsioone või kuidas nad eemalduvad oma kehadest. Et see selles mõttes on hästi tõsine teema, et see ei ole mitte sellepärast, et nad keegi valiks seda teha, vaid see keskkond loob olukorra, kus turvalisem on loobuda oma kehatunnetest. Turvalisem on teha ja vot siin on alateadlikud valikud ja meil kõigil on neid kaitseid vaja ja mulle tundub, et siinkohal läheb
see võib-olla see mõtestamine, mis mul on hästi oluline ja mille nimel mina, kui sa räägid, sinu missioon on olla, kõneleda inimestele, et nad on vabad ja teha oma elu, elada oma elu nii, nagu nad soovivad ja julgevad. Aga ilma ennast ja teisi kahjustamata. Just, et see on hästi oluline ja mina nagu mõtlen, et minu missioon on olla, ma ikkagi ütlen, et ma olen see armastuse ühenduse saadik ja armastuse ühenduse saadik enne kõik iseendale, et me täiskasvanud inimestena õpiksime taas kontakti looma oma kehaga, taas usaldama seda kompassi, mis on ära rikutud, et taas usaldama, et ma olen ise kõige väärtuslikum ja läbi oma väärtuslikkuse ma loon suhteid, mis on väärtuslikud ja täisväärtuslikud ja rikkad. Et mul on õigus armastusele, sest ma ise armastan ennast ja ma oskan läbi selle armastuse teisi armastada. Ma loon elu, mis on kvalitatiivselt mulle õige, mitte see, mis mulle pakutakse ühiskonna poolt. Ma julgen küsida küsimusi ja esitada ka väljakutseid seni kehtinud mudelitele. Küll aga mul on tähtis, et see jääks kõlama, et meil oleks nagu et osad valivad ja osad ei vali, et see, kuidas me oleme siin mõlemad, me istume 2 naist, sina 46, mina 49, me oleme siin tänu oma valikutele. Iga otsus, mida me oleme elus langetanud, on tänu siin. Mina julgen endast rääkida, et kõik need kaasa saadud kaitsemehhanismid, mida ma olen oma perekonna poolt ära õppinud, on olnud vajalikud, et istuda siin. Saada 4 last, olla ise koolitaja, olla ise pereterapeut, kirjutada raamat suhteauditist, olla kogenud, mina ei tea, kui palju või pikad su suhted on, minu üks abielu on 23 aastat, koos 4 last saadud, koos armastatud väga noorte inimestena, valitud teineteist, lubatud asjadel juhtuda ja siis lahkuda abielust. Täna 7 aastat suhtes, teise riigi mehega, teise keeleruumi mehega, ja kasvada iga päev lähedsemaks, turvalisemaks, kuidas luua ruumi oma südames teisele uuele inimesele, kui nii pikk abielu on selja taga, kuidas usaldada jälle uuesti armastada, kuidas avada ennast sellele, kuidas teha seda teisiti ja kuidas hoida seda. Et seal on nii palju erinevaid kihte sees. Ja, aga ma läheksin tagasi sellesse, et kui me siia maailma sünnime, siis me oleme kõik, meil on armastuse pakett, teadlikkuse pakett, naudingute pakett, meil on kõik kihid, meil on kõik kingitused kaasas. Ja siis meid hakkavad voolima meie vanemad, oma hirmude, oma häbidega. Ja siis me ühel hetkel avastame, et me ei ole õnnelikud, sest me oleme elanud oma vanemate hirmudes ja häbides ja nende piiravates uskumustes. Ja siis me hakkame otsast peale üles ehitama ennast sellisena, nagu me siia maailma sündisime. Saan väga nõustuda sinuga, täpselt nii ongi. Ja see ongi see, mida mina jagasin, nagu ma ütlesin, et ma tuletan tegelikult inimestele meelde nende enda algkoodi. Ja see on ebareaalsed võimsad, need inimesed, kes jõuavad minu nõustamisele. See ei ole lihtne jalutuskäik pargis, sest ma ei ole tavaline terapeut. Ma võtan inimese hingehalteri ja ma näen rohkem, kui ta kunagi ise on näinud. Ja ma annan edasi talle selle, need võtmekesed, mis tal on vaja selleks, et jõuda tagasi päris ise enda juurde. Ja teadus kui selline, teadus täna tõestab meil küll väga palju asju, aga teaduses on ka täna palju seda, mida ta ei saa tõestada, aga mis on päriselt olemas. Avaoleja, mina küll tahan uudistada, et kuidas sinu enda isiklikud, kuidas sina hoiad oma suhte, kui sa ütled, et see häbist ja kõigest, ma täitsa nõustun ja ma just mõtlesingi, et ma lasen nagu kohe ütlesin, ma olen täiesti teistsugune eksemplar. Ja seda küll, aga ma just mõtlen, et ma kohe ei mõtlema, et hästi, et mina sündin 77, tulen sellest põlvkonnast, kus seksnegatiivsus oli tavapärane. See tähendab seda, et seksuaalsusega, iseolemisega, kui me räägime ka seksuaalsusest ja tegelikult kirest ja paarisuhetest, et see on kaetud väga tugevate tabudega, hirmudega, piirangutega, häbiga. See tuleb selline keskkond on sees. Kui me räägime maailma tasandil, siis lillelapsed 60-ndatel, 70-ndatel läksid juba, maailm läks valla. Meie Eesti ei olnud veel kuskil valla, me olime Nõukogude Liidus ja keegi ei rääkinud veel sellest, eks ole. Sellist vabadusest, lustlikkusest, piirangutest. Ja ma arvan, et see on tegelikult väga tugev ka
põlvkondlik ja ühiskondlik vaade, et mitte see, et meie vanemad tegid halvasti, vaid see oli viis, kuidas elati. Toona naudingutest ei räägitud. Ja kui võib küsida, kas räägiti või kogeti, 20. sajandi alguses saadi paari suhtes saadi lapsi, taludes oli tööjõudu vaja, sellepärast, et keegi pidi põldu harima. Just. Sellepärast saadi, mitte sellepärast, et naudinguid kogeda. Vaata loomariiki. Loomariigis on suguaktid sellised, mitte sellepärast, et naudinguid saada, vaid sellepärast, et sugu jätkata. Ainult delfiinid ja bonobahvid. Just, kui me mõtleme selle peale. Armatsevad naudingute pärast. Et see on ka midagi, mis on tegelikult meile kaasa tulnud ja see on midagi, mis on toonud tegelikult väga palju piiranguid. Nüüd tuleme teisele poolele. Täna me räägime suuresti sekspositiivsusest. Me räägime sellest, kuidas me oleme julgenud tagasi võtta, ühtepidi tagasi võtta selle õiguse olla seksuaalsed, sensuaalsed olendid. Mitte naised, mitte mehed, vaid seksuaalsed, sensuaalsed olendid. Ja see on sünniõigusega meil kaasas. Mina olen hästi tänulik oma vanematele, sest sügaval vene ajas see, kuidas nemad kallistasid, see, kuidas nemad suudlesid, see, kuidas hommikul ema saatis isa tööle või kui isa tuli õhtul ja kuidas ema läks vastu, siis Toivo kallis, kuidas läks sinu päev. See südamlikkus ja see armastus, ma olen öelnud seda, ma olen kasvanud hästi vaesest perest. Aga see armastuse tunne, mida meile 3 lapsele jagati, on olnud lihtsalt nii võimas. Ja kuidas ema ja isa, nagu mantra, kõige lihtsam on hukka mõista, aga püüa päriselt mõista. Need, kes sind kritiseerivad, nende enda sees on miski, mis vajab tervendamist. Saada neile valgust ja armastust. Ja mina olin kuskil, ma arvan, ma võisin olla lasteaia viimases rühmas. Minu unenäod, minu kogemuslikud, rännakud unenägudes. Ma olin nii noor, et ma ei saanud aru, mis on täna, ma tean, see oli teadlik unenägemine. Ma kogesin neid asju, mida ma ei olnud veel selles kehastuses kogenud. Aga läbi unerännakute ma kogesin. Ma olen olnud üliseksuaalne väiksest peale. Minu seksuaalsust ei saa kokku pakkida. Ja minu vanemad on olnud nii targad, et nad on lasknud mul kasvada iseenda moodi. Ja ema üritas mind mingid reegleid. Ma olin 14, ma ütlesin tšau baka. Mulle selline kasvatus ei sobi ja ma läksin ära. Et sa läksid kodust ära? Ma läksin kodust ära. Aga ma olen kogu aeg hoidnud oma emaga sellist südame tasandil suhet, isegi siis, kui olid mingid hetked, kui ta ei mõistnud mind ja ta ei saanud minust aru, ta lihtsalt ütles, et ka temal olid mingid piirid peal, et kõiki lapsi ju peab kasvatamine, kuidas sepp ei kuula, eks ju. Ja ma olin kuskil 90-aastane, 90-ndatel, kui ilmusid sellised raamatud nagu Kaunid valged laigud, Eesti esimene seksiraamat, millest elab armastus. Need on mul läbi loetud. Kordades klassis teistel ette, WC-des, kooli vahetundidel, klassi õhtutel. Ma ütlesin, kas te saate aru, et see, mida meile koolis õpetatakse? Siin ei ole pooltki seda. Shivat, shaktit, seksuaalenergia. Ma juba väga varakult sain aru, et seksuaalenergia on midagi, millega ma saan elus ehitada ülesse kogu oma maailma. Ja mida ma täna teinud olen? Vaimsus, materiaalsus, küllus. Kõik, palun, seksuaalenergia. Ma siinkohal saan ainult kaasa rääkida, et mulle väga kõnetab ja ma ise elan selles tões, et seksuaalenergia on eluenergia. Loomingulisus, vabadus, julgus, enesekindlus, teadlikkus, ligipääs kõikidele portaalidele. Mis tähendab seda, et inimene, kellel on kontakt enda seksuaalenergiaga, on oma parimas väes. Ja me ei räägi seksist kui sellisest, vaid me räägime seksuaalenergiast, sellest vägevusest, sellest rikkusest. Ma siinkohal saan väga kaasa rääkida. Ja see on, ma arvan, hästi oluline mõtestada. Küll aga ma siiski kutsun sind arutama, et kui sa ütled, et ma saan aru häbist, ma saan aru sellest, kus põlvkonnad on tulnud, et ma ei tea, mina täna kogen seda nii, ma ei tea, kas sina küllap sa koged seda teistmoodi. Nii nagu sa ütlesid, palju raskem on mõista kui hukka mõista.
mina mõtlen seda nii, et me saame teisi inimesi näidata teekonda ette läbi selle kogemuse ja ka selle tunnistamise, mõtestamise, ka valideerimise. Et ma mõistan inimesi, kellel on häbi. Ma mõistan inimesi, kellel on piirangud. Ma mõistan inimesi, kellel on kogemused ühte või teisipidi. Ma saan sellest aru, kus nad tulevad. Ja julgeda kutsuda neid teekonnale, avastada, mõtestada ja ka võib-olla saada teada iseendast, mida nad mitte kunagi ei teadnud. Ja siinkohal ma küsin sinu käest, et mis sa arvad, kus algab päris lähedus? Nii emotsionaalne kui seksuaalne. Kas sellest hetkest, kui ma hakkan näitama ennast teistele, mis ma teen, mis ma mõtlen, kuidas ma olen, või emotsionaalne seksuaalne lähedus algab sellest, kui ma tegelikult ise julgen ennast vaadata, enda pimealasid valgustada, enda häbisid, ihasid, unistusi. Ma arvan, et selline hea kontakt iseendaga saab alguse sellest, et ma ei püüa enam teistele meeldida, vaid ma meeldin iseendale. Ma võtan ära kõik maskid ja ma ei karda seda hukkamõistu, et ma enam teistele ei meeldi. Sest väga paljud inimesed elavad teiste järgi. Mida keegi minust arvab, mida keegi minust mõtleb, mida keegi minust räägib. Unustage ära. See keegi, ainus ja kõige tähtsam, oled sina ise. Mida sa enda kohta räägid ja kuidas sa räägid, mis sõnu sa kasutad. Ma tahaks naisi raputada. Nad ärkavad üles, nad hakkavad juba ennast kritiseerima. Ma olen paks, ma olen kole, ma olen juurde võtnud, ma olen kortsus, mul on kotid silmad all. Unustage ära. Sa ärkad hommikul üles, vaatad ennast peeglisse ja ütled, ma olen kõige ilusam, ma olen kõige targem, ma olen kõige ägedam naine. Ja see positiivne sisekõne saab sinu kõige tähtsamaks verstapostiks, et liikuda paremasse kohta iseendaga. Me ei tohi ennast kritiseerida, me ei tohi ennast teistega võrrelda. Ja see lugu, mida sina endale räägid iga päev, austa iseennast. Sinu rakud hakkavad sind uskuma. Kui sa ütled, et sa oled paks ja kole, sa oledki paks ja kole. Sa ütled, et ma olen ilus ja naiselik ja seksikas ja sa oledki see ilus ja naiselik ja seksikas naine. Ja seda märkavad ka teised sinu ümber. Seda märkavad sinu sõbrad, sinu sõbrannad, seda märkavad sinu lapsed, sinu mees. Ja mis on kõige olulisem, sinu hing peab helisema 24/7, 365 päeva aastas. Aga lihtsalt oluline ongi võtta vastu iseennast. Ja see, kui mina hakkan ennast armastama, kui vähesed naised julgevad ennast puudutada, nad ei ole mitte kunagi iseendale rinnamassaaži teinud. Ja see enesearmastus, meil on ju öeldud, et see on nagu, kuidas sa nagu, kes ikka koera saba tõstab, kui koer mitte ise? Meile ei ole õpetatud ennast armastama. Ja kuhu ajastusse me oleme täna jõudnud? Katkised inimesed on katkistes suhetes, sest nad ei usu ja ei väärtust, et nad võiksid olla paremas ja ilusamas suhtes. Mis on, kuulan sind ja mõtlen, et täitsa puhas kuld, et nii on. Mis on see asi ja kuulan ka seda kontakti iseendaga, see kehaga. Tuleme tagasi selle juurde, et see ju algab kõik sellest, et lapsepõlves on häbistatud enda puutumist. Tuleb ikkagi nagu mitu sammu tagasi, sest muidu tundub see, et juhuslikult äkki inimesed ei puuduta ennast. See ei ole ju nii. Kõik lapsed on sündinud selle tahtega, et nad on kallistatud, puudutatud, nunnutatud, hellitatud. Meie närvisüsteem on üles ehitatud nii, et me rahustatud saame läbi puudutuse, läbi silituse. Me saame rääkida nii, et me tuleme toime väga hästi ilma seksita. Me ei tule toime ilma turvalise puudutuseta. Väga õige. See on see, mida me näeme tõsistes teemades, et meil öeldakse, no see, et ma ei seksi, kelle asi see on. Küsimus on üldse seksimises. Kas sa seksid või ei seksi? Aga seksil ja seksil on ka veel nii suur vahe. Ärme sellesse veel läheme sellesse, aga mitte praegu. Aga ma just tahan, et see tuleks nagu nähtavale, et muidu jääb kõlama nagu see, et naised ja mehed on lõpetanud enese puudutamise, vaid see on tulnud häbistamise, piiratuse hinnaga.
sest niimoodi on peetud õigemaks. Ära palun katsu ennast nii, ära tee palun seda, tee seda privaatselt, seda pole kellelegi vaja näidata. Ehk et need on need piirangud, mida ei tohi. Ja kui nad siis jõuavad täiskasvanu ikka, või siis enne seda, et hakatakse suhteid looma, siis on raske luua suhet, turvalist suhet kellegagi, kui ma ennastki ei tunne, kui ma ennast ei katsu, kui ma ennast ei ole uudistanud, sest on peetud seda valeks, ka sooloseksi on peetud, ära masturbeeri, mis need müüdid on, ma ei tea, käed lähevad karvaseks, kunagi sa ei hakka saama lapsi, ma ei tea, mis need lood kõik on. Kõik, kes me tegeleme seksuaalsusega, mina samamoodi, mulle meeldib seksuaalsus, mulle meeldib öelda, ma olen seksuaalne, ma olen sensuaalne, ma olen küps armastaja ja ma naudin iga hetke selles. Ja ma enam ei häbene öelda, et ma oman oma seksuaalsust täpselt sellises kraadis, nagu see on. Ja ei ütle, kas see on ülevõlli või allevõlli, vaid see on minule omane, tugeva, sügava energiaga, kirglik. Aga tõesti jõuda selleni, et see puudutus on miski, mis on meilt ära võetud ja seda õpetada uuesti nagu puudutama ja ennast katsuma ja tundlikumaks. Ma ei tea, kui palju sa tead sellist asja nagu Betty Martinit. Betty Martin räägib nõusoleku rattast, praegust nõusoleku seadus võeti vastu. Kui mina käisin tantraterapeudi väljaõppes 2020, minust on saanud tantraterapeut, siis ma mäletan, et minu jaoks oli hästi suur avastus, kus meie õpetaja Lynn Holmqvist õpetas meid naudingut, otsest ja kaudset naudingu erisust. Ja mida see tähendab, et meid on ära dimensioneeritud, et me enamus inimesi saab kaudset naudingut. Mida see kaudne nauding tähendab? Kaudne nauding tähendab seda, et kui ma puudutan kedagi, siis temale meeldib mu puudutus, ma näen tema nautimist minu puudutusest ja see pakub mulle naudingut, ma saan aru, et ma olen nii väärtuslik, see, kuidas ma teda katsun, see, kuidas ma teda silun, see, kuidas ma temaga ka lingami massaaži teen, ma näen, et see meeldib talle ja see pakub mulle naudingut, mis on tegelikult kaudne nauding. See käib läbi teise, kui teine ei naudi, siis minu nauding jääb saamata. See, mida me kõik vajame, on otsene nauding. Otsene nauding on see, et minu sõrme otsad on võimest naudingut võtma sellest paberilehest, sellest mikrofonist, oma enda jalast, oma enda kõrvast, põsest, oma enda rindadest. Ma olen ära õppinud, et mu näpud on tundlikud ja nauding tuleb otse võttes. Ja see oli minu jaoks 2020 täiesti suur avastus, mitte keegi varem polnud rääkinud nii selgelt, kui suur erisus on otsesel ja kaudsel naudingul. Ja mida see tähendab? Ja siis ma olen oma koolitustel palju teinud neid näiteid ja ka hea kuule vaata, kui sa ise praegust oled kuulamas, proovi, kas sul on otsene nauding või kaudne nauding peamiselt fookuses. Kui sa sõrme otsad endal tundlikuks teed, proovi ka, sa võid ka täitsa kaasa teha. Ma ei tea, kas sa oled seda harjutust teinud? Ma tean neid. Et kui sa teed sõrme otsad tundlikuks ja siis paned oma parema käe, oma vasaku käe selja peale ja rahulikult aeglaselt hakkad puudutama ja silitama oma kätt, siis kummas kohas on sinu impulss tugevam. Ja võite katsuda, enamis inimesi tunnevad impulssi oma vasakul käe seljal. Ja see on see, et mul on vaja kedagi, kes mind puudutaks. Aga seda, et ma saan samaaegselt naudingut ka oma paremalt käelt, seda on väga raske kogeda. Ja sellepärast minu soovitus on, et see on minust väga äge, et sa ütled, et duši all, aga treenige oma tundlikkust ja hakake märkama, kui see kaudne nauding on midagi, mida sa oled õppinud kogema, sest me sellisel juhul vajame oma partnerit, et ta naudiks seda, mida me teeme. Ja samamoodi partnerid, kui me vaatame ka seksuaalseid armatsamist, väga paljud partnerid nõuavad ja ootavad, et tema partnerile meeldiks see, mida ta teeb, sest ta ei saa muidu otsest naudingut, ta ei saa muidu naudingut kogeda. Ja see on tegelikult see, kus meil kõverpeeglisse läheb, et mind on õpetatud tantristlikus maailmas, see on püha ruum, kus me loome mängu ainult läbi turvalisuse. See on nii peen polaarsuste mäng, see on tunnete mäng, see on kogemus, seal ei ole eesmärki jõuda orgasmini, vaid see on teekond, mida me koos läbime, läbi puudutus, läbi mängu ja ka vahekorra. See on üks osa sellest, mitte ainult põhieesmärk. Et see on see, kus ma tahan sind kutsuda teekonnale, et kuidas me seda avame rohkem ja see ei ole mitte ainult naudingu eesmärgil, et ma ikkagi toon, et sa ütlesid ise nii alguses ka, et ma olen palju sügavam. Et minu süda valutab selle pärast,
väga paljud räägivad, et seks on miski, mis toimub. Minu jaoks seksuaalsus, puudutus, nauding on elu eliksiir ja samas meie närvisüsteemi rahustaja. Lilian, sina ei ole käinud minu koolitust. Ei ole tõesti. Mul on sellest väga kahju. 2011-2012 ma olen läbinud mina kõik tantraterapeudi koolitused. Kelle juures sa käisid õppimas? Ei ole vahet. Mina tahaks teada, sest ei ole vahet. Mina tahan teada kohe, kes see koolitaja oli. See ei anna mitte midagi ja ma õppisin nendelt koolitustelt, et mina teen seda täiesti teisel viisil ja seda täiesti teisel moel. Ja ma olengi loonud täiesti teistsuguse maailma. Puudutus saab olla, kas sind halvab või sind tervendav. Need naised ja mehed, kes jõuavad minuga, minu armastuse ruumi, minu stuudiosse või minu esinemistele või minu koolitustele, siis seal nad kogevad seda energiat, mis tähendab olla kontaktis iseendaga ja selle puudutusega. Puudutuse peegeldus, mida ma kõikidel romantikapakettidel ja igal koolitusel ma räägin sellest. Sellest saab kõik alguse. Puudutada iseennast nii, et see paneb ka sinu hingekeeled helisema. Puudutada oma kaaslast nii, et ta lihtsalt pisarad hakkavad silmadest jooksma. Suudelda nii, et sinu kaaslane saab suudeldes orgasmi. Armatseda nii, et sa lähed siit maailmast kõrgematele tasanditele. See on see maailm, mida mina jagan. Ja miks ma seda teen? Sest seksuaalsus on hävitatud, rüvetatud. Porno on teinud kõik selleks, et me ei saaks päriselt ligi sellele, mis on päris maailmas. Nii nagu taevas. Universaalselt see puhas seksuaalenergia. See on kõige võimsam. Aga kirik ja religioon on teinud kõik selleks, et meil ei oleks ligipääsu sellele. Ja inimesed ei oska armatseda. Nad seksivad. Aga see pole armatsemine. Aeg ja ruum, armastuse ruumis. Tund, 1,5, 2, 3, 4 tundi. See kaob lihtsalt ära. Naised ja mehed ühenduvad oma südame silla kaudu. Aga mida me selleks vajame? Mitte ühtegi suhtesõlme. Mitte ühtegi rääkimata lahti teemat. Kõik tuleb. See peab olema suhe nii selge kui kristallkuul. Ja kui me võtame need tasandid ette peensusteni, need mehed ja naised, kes on jõudnud minuga ühte ruumi, nad on öelnud, nad nüüd hakkavad alles aru saama. Nüüd nad hakkavad nägema, nüüd nad tajuvad seksuaalsust algselt nii, nagu ta on loodud, aga mitte selliselt väärastunud maailmas, nagu on meile seda presenteeritud. Tuleme tagasi selle suhte loomise juurde. Kui mõtlen selle peale nii, et ma ei tea, kui palju, kui mõtlen täitsa nagu põlvkondade erinevust jällegi. Et me räägime sükstest kirge hoida suhtes, mis on alles alustatud. Ei ole kuigi raske. Katrin Saaliga me rääkisime pikalt, kuidas armumise kokteil on teatavasti pikad suhte või nii-öelda palju see kokteil kestab 1,5 aastat kuni 2 aastat. See on armumise tuhin, kus on raske teineteist eemal olla. See on hästi tavapärane normaalsus. See on kokteil, mis tõmbab kirge, mis luuakse teineteise vahel ja kui on natukenegi teadlikkus seal, siis see on tegelikult väga ilus periood. Ja see on valida, olla aktiivne, atraktiivne, võtta aega teineteisele. Väga sageli, mida me paari suhetes näeme, et see alustav periood on väga püha ruum ja tehakse ja võetakse ette neid 1,5 tunniseid, 2 tunniseid, erilisi date night, väga palju antakse vastastikku tähelepanu. Oled nõus minuga? Ja, aga miks ära kaob? Sest inimesed muutuvad mugavaks. Nii, tuleme tagasi selle, just. Ja siis on see koht, kus me näeme järjest rohkem, et see sama panus, mida suhtes anti alguses, on kadunud. See sama tähelepanu, mida ma enne andsin suhtes, ma enam ei anna ja ühtepidi. Jällegi, kui me vaatame bioloogiliselt, et siis on tegelikult õige see, et meil kaob ära see kokteil ajus. Küll aga, võt sealt algab minu jaoks see teadlik suhteruum. Täpselt nii ongi. Ja et võt sealt algab minu jaoks see teadlik suhteruum, et ma loon teadlikult selle suhteruumi, kus ma tahan olla. Ma loon teadlikult seksuaalsuse ja hoitus ja mitte, jällegi ma toonitan, et mitte, ma arvan, et me räägime suhteliselt sarnastel teemadel või sarnasel moel, et minu jaoks seksuaalsus on nii tugev vundament, et seks juhtub seal, pigem armatsemine juhtub seal, inglise keeles on nii hea väljend, having sex or making love. Ja me mõlemat vajame, ei saa öelda, et seksimine on halb. Me mõlemat vajame, meil on vaja osata balansseerida
sest öeldakse nii, et mulle hästi meeldib see, kuidas tantristid, mina ikkagi ütlesin oma õpetajad ja ma pean väga lugu neist ja ma arvan, et on väga ägedad ja veel on seal õpetajaid. Aga mulle meeldib see, kuidas tantristid ütlevad, et seksuaalse armatsemise kaudu minu hing saab täidetud. Ja ma võin seda teha harva, aga see on nii rikas ja täitev, et minu hing ei jää tühjaks. Ma olen nii content, ingliskeelne välja, et ma olen nii täidetud. See on kvaliteet. Just, ja see on minu jaoks see, mida ma mõtlen selleks kvaliteetses, hoidvas, turvalises, emotsionaalses, seksuaalses paarisuhtes otsime. Kõik me otsime seda. Ja see on see teine seltskond, kui me nagu vaatame, et kui sageli keegi seksib, miks seksitakse, kas seksitakse. Ja ma mäletan ühte klienti, kes ütles mulle, et Lilian, tead, ma seksin oma naisega iga õhtu. Ja ma ei ole tundnud oma hinge veel tühjamana, kui ma olen siiamaani. Et annab mulle ainult oma keha. Kas sa küsisid nende käest? Miks see nii on? Loomulikult. Ja see on nagu see koht, et mulle tundub, et meil on vaja seda ühiskonnas hakata nihutama. Aga ma tulen tagasi selle juurde, et kui me oleme selles algusfaasis, siis me tegelikult seda kirge ja lähedust on lihtne hoida. Seal ei ole küsimus, see ei ole väga keeruline töö. Päriselt ei ole keeruline töö. Ma arvan, et see väljakutse koht, seepärast ma ütlen, ma ei tea, et sa ei ole ühtegi sõna öelnud, kui pikad sinu suhted on. Et mis see kogemus sul päriselt on? Sa ütled, et sa oled kogemuskoolitaja. Mina mäletan oma paari suhtes, et ma arvan, et ma olen väga tänulik oma ex-abikaasale, et meil õnnestus hoida kirge ja tänu sellele, et meil oli kirglik abielu, oli see nii pikk. Et see oli midagi, mida ma sain kogeda ja see oli väga oluline ja ma mäletan seda mõtestamist ka selle üle ja kui ma mõtlen ka nagu tänast partnerit, siis ma arvan, et see on hästi oluline, et tekiks see ruum, avatus, aru saada, mõtestada, selgitada, mis tähendab ühe jaoks seksuaalne, mida tähendab teise jaoks, mis tähendab atraktsioon, mida tähendab erutus, mida tähendab see, mis võtab mängu maha, mis on need tegevused, mida ma tahan ja olen valmis sinuga tegema. Mul hästi, ma tulen jällegi tagasi selle Betty Martini juurde, et tema ütleb ime hästi, et mis on see, et kas ma julgen olla ehe oma, ma tahan sind suudelda, ma tahan sind kallistada, ma tahan sind hammustada, ma tahan sind piitsutada, ma tahan sinuga ja nii edasi, eks ole. See on nii seksikas öelda teisele ja teine võib öelda, see, et sa tahad, on üks asi, aga see, et sa saad, on teine asi. Kus polaarsusmängud tulevad sisse. Ja teine asi, ma olen valmis andma oma keha sulle kingiks. Ja mitte see, et see on mu vastumeelne, vaid ma tegelikult olen valmis seda tegema. Ja kui me tuleme nüüd pikkadesse suhetesse, siis sa ütlesid nii ägedasti, et selleks, et seal oleks ühendus, tõeline armastuse energia, peab olema kristallselge kõik asjad. Ma siinkohal, olles tänases suhtes, ma ei saaks öelda, et meil on kristallselge. Ma saan öelda, et meil on kaks inimest, kes on valmis, kui need hetked tulevad, rääkima, avama, kogema ja taas ühenduma, kui tekib katkestus. Seda ma mõtlen, et muidu tekib arusaamine, et on olemas mingisugused müütilised suhted, kus kõik on täiesti nagu imeline ja siis on need lihtsad suhted. Ma arvan, et seal tekib see mängulisus, see julgus ja me järjest avame teineteisele ennast, eks ole. Ja minust seal tekib see uudsus, sest et Ester Perel ütleb väga hästi, et meil on selleks, et paarisuhe kestaks aastaid, on meil vaja uudsust ja meil on vaja stabiilsust ja rutiini. Meil on mõlemat vaja, mida me näeme pikkades suhetes, et uudsus kaob ära ja rutiin asendub. Ehk see making love, uudisimu, põnevus tuleb selle rutiini nii-öelda asemele või rutiin tuleb selle asemele ja siis vaadatakse kõrvalt neid põnevaid suhteid, sest nad tahavad uut doosi saada, dopamiin ja kõike õnnehormoon, eks ole. Et mis see sinu kogemus on, kuidas sa hoiad, et anname natukene nüüd kuulajatele, vaatajatele ka soovitus, et kuidas siis on, et kui oled 2 aastat suhtes, sa rääkisid, et sul on nii imeline suhe praegu. Ja, ma tahan öelda seda, et ajafaktor kui selline, kas sa oled suhtes aasta, 10, 20 aastat, see ei ole mingi näitaja. Sest inimesed võivad elada 1 aasta jooksul sellist elu nagu 10 paari 10 aasta jooksul. Nõus, väga nõus. Eks ju. Väga nõus. Teiseks katkestussuhtes on see, mis lõhub naist kõige rohkem. Me vajame emotsionaalset stabiilsust kogu aeg.
isegi siis, kui meil suhtes on kriis, meil peab olema tunne, et me oleme ühenduses. Aga mida teevad väga paljud paarid? Me oleme tülis, ma tõmban justkui juhtme seinast välja, ma jätan sind emotsionaalselt hüljatusse kohta. Ja see on see, mis lõhub paari suhet kõige rohkem. Me tuleme tagasi justkui kontakti, aga see lühis on siin sees olnud. See on see elektrikatkestus. Ja see on see, mis tegelikult lõhub ära selle sügava ühenduse. Ja me õpime neid kohti nagu kuidagi justkui nendega paremini toime tulema. Aga iga korraga me natukene pakime ennast väiksemaks, sest me ei julge enam oma südant nii avali näidata, sest ta tõmbas juhtme seinast ära. Sest kui selline katkestus toimub, siis ütleme, see mõjub nii mehele kui naisele. Need mehed, kellel puudub emotsioonikeskus, ta ei saa aru sellest. Aga see mees, kellel on emotsioonikeskus olemas, ta tunnetab, ta tajub, ta teab, olgu, meil on praegu erimeelsus. Kallis, mina armastan sind, ma võtan vastu, ma kuulan sind, ma toetan sind, ma olen sinu jaoks olemas. Ja vastupidi täpselt samamoodi. Me ei tee seda, et me paneme üksteist pausile. Me ei räägi. Ma mängin seda mängu, ma ei vasta sulle, ma näen, et sa oled mulle kirjutanud 3-4 tundi, ma ei vasta sulle. Ma ei vasta isegi täna, ma ei vasta isegi homme. Ma kirjutan sulle 7 päeva pärast, võtan sinuga ühendust. Aga mida see teeb? See lõhub ära meid. Ja võt see ongi see mäng, see inimlik mäng ja inimlik tasand, kus minule ei sobi olla. Ehk et ma saan aru, mida sa ütled, on see, lihtsalt tulla jällegi sinna natukene nagu tuua võib-olla siis terapeudi keelt ka juurde, on see, et iseenesest on kiindumussuhte erinevad viisid, eks ole, et keegi ärevusest ja probleemi, probleemi ilmnemisel ta tegelikult eemaldub, et luua endale turvalisust, sest tal on nii turvalisem. Teine samal ajal, ja sa kirjadad siin, et enamjaolt naised siis on need, kes on äreva käitumisega, kes tegelikult vajavad. On mehi ka, mõlemad pidi on, mõlemad ei saa olla mehed, naised, võrdselt on täiesti olemas. Siin ma samamoodi ütleks, et ma pigem niimoodi läheks, aga et siis teine inimene, kes on siis äreva käitumisega, vajab seda turvalist rahustamist. Ja vaata, siin on ka see sama koht, kui me tuleme tagasi lapsepõlve juurde, siis me tegelikult, meil on õpetatud sisse mudelid ja ma arvan, et see on tegelikult hästi oluline koht, mis sa ütled, et see ei ole mitte ainult naiste puhul see, mis turvalisus ära kaob, ta tegelikult ka meeste puhul. Et kui me räägime seda turvalist keskkonda, kus ma saan valideeritud, mis minuga toimub. Ja ma arvan, et üks keerulisemad kohti partneritel, ma ei tea, oled sa kogenud, mina olen kogenud seda, kui ma olen partneriga väga keerulises vestluses ja mu partner ütleb, ma nüüd tahaksin lihtsalt ära minna. Mul kohe meenub üks olukord, kus minu armas Toomas, me olime meie kodus Tartus köögis ja ta sai nii pahaseks, et ta kõndis trepini ja ütles, ma tahan lihtsalt nüüd ära minna teisele korrusele. Ta jõudis trepini, sealt, ma ei tea, ei ole väga pikk, aga ja siis ta kõndis tagasi kööki, et ei, ma ei taha ära minna, ma tahan jääda siia, ma tahan edasi olla sinuga. Ma tahan arutada seda lõpuni. Aga nii aus, et ta jagas oma tunded, mis tema siis toimub. Just, ja ma mõtlengi seda, et vaata, see on, mida mina tahan julgustada kuulajat ja vaatajat, et see ei sünni iseenesest. Et meil tekib muidu ettekujutus, et on mingid paari suhted, Sandra Sillamaga me rääkisime sellest, et mis on need õnnelikud suhted, et vaadake seda osa järgi, et meil on vaja julgeda haavatavaks muutuda, meil on vaja julgeda teist inimest kuulata. Tiit Kõnnussaarega rääkisime, kuidas valideerida teise tunnet on üks keerulisemaid kohti, kuidas valideerida, mis toimub teise sees ja mitte vastutust võtta teise tunnete eest, mitte tunda süüdi, mina tegin sinus seda tunnet, kutsusin esile, vaid olla see turvaline kuulaja, vaataja ja kogeja, sest muidu tekib olukord, kus see, kes on emotsionaalselt keerulises olukorras, peab saama rahustatud teise poolt ja see, kes kogu aeg rahustab, jääb ise tegelikult rahustamata, ta korraldab ja loob seda turvalist, et seal on nii mitmed kihid seal sees, nii et aga mulle väga meeldib see, kuidas sa ütled, et kui me ei too naiste konteksti, vaid ka paarisuhte konteksti, et see, mis paarisuhteid pikas jookses lõhub, on see külm ja kuum. Külm ja kuum. Külm ja kuum ja ma isegi ütleksin, et on jauf, täpselt samamoodi. Ma proovin seda sõnastada nii, et mulle tundub, et kõige suurem katkestuste oht on see, et ei osata parandada ühendust. See, et katkestused juhtuvad, see, et elektrikatkestus toimub, on sisse kirjutatud paari suhetesse. Sisse kirjutatud ja see on normaalsus.
nii nagu me igas organisatsioonis me näeme, gruppides me näeme konfliktifaasi, vastasseisu, see on normaalsus. See, et meil on erimeelsus, see on normaalsus. Ja aga me võime seda, see on nagu hästi soft close on see nagu niimoodi, et meil on konflikt, aga ma ütlen, ma armastan sind kallis, sa oled mulle kõige imelisem kaaslane, aga ma praegu vajan lihtsalt enda aega. Et see on palju armsam, kui lihtsalt see, et sa lähed minema, sa oled ukse kinni, lükkad oma telefoni välja, võtad, ma ei tea, kõik asjad, et sa oled nagu kadunud pildilt ja see teine, kes sinna ruumi jäi, see pinge läheb tema sees nii suureks, see ärevus läheb tema sees nii suureks. Ta võib ennast hulluks mõelda, me ei tohi selliseid asju üksteisele teha. Täiesti nõus, sest see on emotsionaalne vägivald. See ongi emotsionaalne ja seda on tohutult palju on seda. Täiesti nõus sinuga. Et see on ka midagi, mida ma tegelikult oma raamatus kirjutan, mida tähendab emotsioonidega kontaktis olev käitumine ja mida tähendab emotsionaalne käitumine. See on, mida sa kirjeldad, emotsionaalne käitumine. Emotsioon paneb mind käituma, emotsioon paneb mind eemalduma, minema tormama ja ma ei vastuta oma tegudest, ma ei vastuta, et ma ei võta kontakti, selles mõttes öelda, ma vajan aega, ma vajan ruumi, ma tulen tagasi. See ei ole oht meie suhtele. Ma lihtsalt vajan klaarida oma pead. Ja see sama ka see teadmatus, et kui sa vajadki seda aega, siis anna oma kaaslasele teada, kas on pool tundi, kas on tund aega, kas on 2 tundi, aga ära jäta teda teadmatusse. Seda ei tohi teha. Saan täiesti nõustuda ja ikkagi tuleme tagasi selle juurde, et suhete kvaliteedi määrab ära, kuidas me taastame ühenduse. Sest jällegi tuleme tagasi selle juurde, et pikaaegstes suhetes, no see on nagu nõudega, ma ei tea, kuidas jällegi, see on nii huvitav, et sa ei jaga mulle, sa ei ava enda poolt üldse, mina räägin ainult, kuidas minu kodus on või kuidas minu paari suhtes on, et see on nagu päris huvitav vaade. Aga ma pean seda oluseks, mina jällegi koolitana kuulan, et kui ma julgen oma isikliku elust rääkida mõned näited, siis tegelikult see annab arusaamist, et meil kõigil on oma teekond olnud ja saab teistmoodi. Ja see on tegelikult oluline, et me ei räägi. Aga seda ma jagan kõik oma koolitustel. Küll aga mida ma tahan tuua siia nähtavale on see, et vaadaks on sama asi, et kui ma järjest, minu kodus on see, et kasutatud nõud lähevad, kas nõudepesu masinas või pestakse ära, et meil kodus kraanikaussi ei jäeta nõusid, ei jäeta kapi peale kuskile, see lihtsalt on nii. Aga vaadake, kui te olete nüüd suhtes ja iga asi, mis tegelikult natukenegi nagu kasutatud sai, on see taldrik ja läheb sinna kraanikaussi. Aga seda ära ei pesta, nõudepesu masinas kaibanud, keegi ei tegele sellega. Ja sa tuled koju, mõtled, ma ei viitsi sellega tegeleda. Ja siis tuleb järgmine taldrik, järgmine tass ja pannakse jällegi sinna kraanikaussi. Ja siis järgmine. Ja kogu aeg see kraanikauss saab järjest ühel hetkel täitub. Alguses ei sega, 1-2 taldrikut ei ole midagi hullu. Tunnete ära, eks ole, 1-2 taldrikut ei ole hullu. Mõned kahvlid seal, 2 tassi juba ei ole midagi hullu. Aga siis, kui ühel hetkel on seal 7 taldrikut, 10 tassi, nuge kahvlid palju. Ja enam ei mahu sinna midagi. Siis sel hetkel, kui see gaas pealt ära käib, me ei räägi enam sellest ühest kahvlist, mis sinna ei mahtunud, et me räägime tervest kraanikausi sisust. Ja see on midagi, mida mulle hästi meeldib mõelda, et see turvalised suhted, turvalised hoitud, emotsionaalselt lähedased suhted on ära õppinud neid taldrikuid, tasse jooksvalt pesema, tagasi panema, märkama, kui midagi ei puhastamata. Aga et mõlemad vastutavad sellest, need teemad vajavad lahendamist ja see aitab paaril pikaaegselt toime tulla ka seksuaalsetel teemadel, sest see on samasugune, mina terapeudina oskan öelda, et me peame kontrollima, kas paar saab ja oskab üldse rääkida seksuaalsetel teemadel, jälle tuleb mängu häbi ja sellepärast ma ütlengi, et me ei saa nagu, miks ma alguses ka protestisin selle vastu, et me valime seda, mina ütlen inimesena, et ma saan väga hästi aru, miks on paaridel raske rääkida oma naudingust, oma ootusest, oma põnevusest, mis talle meeldib, mis talle ei meeldi. Esiteks häbi takistab. Ta ei ole kontaktis oma kehaga, ehk et ma ei tea, mis mulle meeldib. Siis ma lasen endale teha midagi, mis hiljem tundub vale, ma kuulen teiste käest. Ja seal on nii mitu erinevat kihti veel juures, et anda nüüd neile, et te olete valinud seda, tundub mulle ülekohtune. Et me inimestena areneme sellesse punkti, kus ühel hetkel ma ütlen, ma kuulsin midagi ja ma tahan teisiti. Kui minu ja sinu vestlus täna avab kas või ühe inimese vaate oma elule teisiti, me oleme suurepärase töö ära teinud. Ma tahaks jagada, siin alles eile tegi üks naine postituse oma Instagrami kontol, sest tema käest küsiti avalikult, et mida ta arvad Epp Käärisini koolitusest. Ja see, mida ta sinna kirjutas, oli minu jaoks väga üllatav. Ma otsisin üles meie varasema vestluse, kus ta käis 2016 aasta 8. märts minu koolitusel. Ja ma mõtlesin, kuidas üks inimene saab olla nii silmakirjalik.
ja ma saatsin talle pika vastuse. Ja ma tahangi öelda seda, et meie seksuaalsus, et see naisena, kuidas me kogeme või kuidas me tunneme või kuidas meie mees kogeb ja tunneb. Et on inimesi, kes nagu ei hakka mitte kunagi seda mõistma. Ja tema lause oli selline, et Epp Kärsini koolitused peaks ära keelama vallalistele inimestele. Ja ma hoidsin 2 käega peast kinni. Ja ma mõtlesin, et kuidas on see võimalik, et kui tema käis minu koolitusel, et ta ei olnud abielus minu teada ja ta tegi ise seda oma mehe lingamile, tegi seda lingami massaasi, on ju. Ja ma tahan öelda, et mul on vastupidi olnud inimesi koolitusel, kes on abielus olnud ja nad lähevad peale minu koolitusi lahku, sest nad saavad aru, et minu koolitused on nagu kiirtee selleni, kes olen mina, mida minul on suhtesse anda, mida mina suhtelt soovin, see toob nähtavale nagu kõik. Ja ma ju nii paljud nagu arvad, et kui nad tulevad minu koolitusele, et me paneme, ma ei tea, koolitusvahendid laua peale, hakkame kohe praktikat tegema. Seal on 2 tundi ees teooriat. Vanemad prouad on salvrätipakkidega. Vanemad härrad hoiavad 2 käega peast kinni, et miks ma 50 aastat tagasi siia koolitusele tulnud. Ma oleksin osanud oma naist mõista, teda rohkem toetada, temast paremini aru saada. Et see teooria on tõesti, see on nii väärtuslik lihtsalt. Praktikat ma oskan me kõik teha. Ja ma olen ise öelnud, ma justkui meelitan inimese seksuaalsusega kohale, aga see pakett, mida nad sealt kaasa saavad, see muudab inimeste elusid. Ja ma ikka ütlen, et ma olen teinud 11 aastat koolitusi, 0 turundust. Ma ei ole mitte kuskil oma koolitusi reklaaminud. Ja täna käivad suured ettevõtted, korporatsioonid, väikesed firmad, suured firmad, finantsasutused, sest nad on aru saanud, et see potentsiaal, mis on paarisuhtel ja sellel inimesel endal. Ja kui sa ütlesid, et paaridel on hästi raske rääkida oma ootustest ja vajadustest ja naudingutest, see häbi ja hirm. Kui inimesed kuulevad mind rääkimas naudingutest, see on nii intelligentne, see on nii ilus, see on nii puhas, see on nii jumalikult nagu klaar. Ja nad justkui nagu integreerivad selle sõnavara enda sisse. Ja kõikidele naistele kõige tähtsam koolitus on naine tunne oma keha. Sest need 10 000 mehed on öelnud, ja ma olen küsinud oma naise käest, kallis, mis sa soovid, et ma teeksin. Ja naine ütleb, ma ei tea, tee midagi. Ja pärast mees hakkab tegema, naine ütleb, ei, see mulle küll ei meeldi, on ju. Aga kuidas siis mees saab pakkuda? Ja vaat see ongi see koht, et see seksuaalsus on igal naisel erinev. See on nii unikaalne. Ja see ei saa olla, et see, mis sobib sinu sõbrannale, sobib ka sulle. Ei pruugi üldse sobida. Ja sellepärast ma olen öelnud, et ma olen tõesti rohkem kui 10 tundi on praktikat nende taga. Mulle tohutult naudingud meeldivad. Ma räägin peensusteni, kuidas kodus mina teen. Kõik uued positsioonid, peensusteni nagu kõik asjad. Ja ma kõigil alati ütlen, ma ei ole ekspert. Ma ei ole seksi ekspert. Ärge palun võtke seda, mida meedias on minu kohta pealkirjadeks pandud. Ma olen naine, kes armastab naudinguid ja soovin, et kõik naised kogeksid neid naudinguid. Ja kui me räägime näiteks emaka kaela orgasmist, see on olemas. See on olemas. Aga kui kaua aega vajab naine sinna jõuda, millist armastuse ruumi ta vajab, millist turvatunnet ta vajab, millist usaldust ta vajab, mida ta kõike tegelikult vajab selleks, et tulla peast südame tasandile. Ja tegelikult neid samu asju vajab ka meest. Siis seks enam ei ole seks lihtsalt, vaid see on armatsemine. Ja sel hetkel aega ja ruumi ei ole. Ja see, kuidas naised ja mehed avanevad, kuidas nad tervenevad oma traumadest. Mina ütlen ausalt, seksuaalenergia on nagu torusiil. See tõmbab sind lahti kõikidest kinni jäänud emotsioonidest. Ja kui ma nüüd tänaseks, eks ju, teen ühe füsioterapeudiga koostööd, et naised tulevad sinna väikese vaagna valusündroomiga, siis ütleme sellises akadeemilises maailmas, seal ei õpetata joonimassaasi. Aga joonimassaas avab naise. Naistel on kronoloogiline mälu nendest asjadest, mida mees on teinud kooselu jooksul valesti. Kõik see, mida ta on kogenud sünnimomendist alates, hirm, häbi, valu, lapsepõlvetraumad, suhtest haiged saamised, solvumised, energeetilised blokeeringud, need on kõik siin. Ja see joonimassaas, kui see mees hakkab hellalt seda naist puudutama, ja kuidas see naine hakkab avanema, kuidas tema tupetundlikkus suureneb, kuidas kõik need naudingute tsoonid ärkavad ellu, et see ei ole ainult üks ainus kliitororgasm, mis kestab ainult mõni sekund,
vaid need on suured, sügavad sisemised orgasmid, mis kestavad 5, 10, 15, 20 minutit ja need tulevad ja tulevad ja tulevad. Ja minul on plaanis panna, mul on see peas juba 2 aastat ja mul on plaanis panna naistele kokku kursus, et nagu päriselt lõpuks nagu tuua nad nii lähedale iseendale, panna neid iseennast vaatama, kes nad on päriselt. Mulle tundub, et see on erakordselt hea idee, tulebki käia oma südame kutse järgi, et see, mida sa ütled, et kes nad on ja mida nad teevad. Ja see on ka üks põhjus, miks mina olen hoidnud seda teekonda, et aru saada, kuidas ma oma paari suhtes elu loon, mis suhe mul endaga on. Samamoodi raamatus, eks ole, et paari suhte auditit, kuidas rääkida seksuaalsusest, kuidas kogeda naudinguid. See on väga hea raamat, nagu kõik kuulajad, kes te vaatate, kas täna esimest korda või olete juba mitu korda. Kui te loete selle ükskord selle raamatu läbi, lugege seda veel 2 ja 3 korda, sest iga kord, kui seda uuesti loete, te saate veel rohkem midagi paremini aru. Aitäh, aga see on hästi oluline, mida ma seal samamoodi teemana seksuaalsest kommunikatsioonist räägin ja kuidas tegelikult üldse seksuaalsust vaadata ja kuidas ka kirge hoida, kuidas puudutada, kuidas rääkida seks positiivsust, seks negatiivsusest. Kõik see pool, et see on nagu nii oluline nagu paari suhte ja inimeseks olemise vundament. Et see, kui sa ütled, et sa kutsud naisi ennast lähemalt vaatama, ma arvan, et see on erakordselt hea üleskutse. Mina kutsun inimesi tervikuna ennast vaatama, kas sa oled mees või naine, kas sa oled paari suhtes, aga et see, et sa tood seda teadlikkust igasse paari suhtes, sest ma arvan, et see on oluline, mida sina teed ja mida mina teen, eks ole. Ja teiseks ka see kontakt oma kehaga, et me ei häbene oma keha. Just. Et me ei häbene oma keha. Et sa julgelt nagu ja igal naisel nagu see keha liikumine, see plastilus. Mina olen ju endine tantsija ja mul on naised tulevad koolisul, kui mul on paus seal peale 2 tundi, kui ma hakkan seal puuvilju lõikama, kohvi tegema. Sest nii paljud naised, et kuidas see niimoodi liigub? Aga see on nagu minu kehale nii omane, et ma olen sama plastiline koolituste ees, sama plastiline ma olen kodus ja see liikumisoskus ja see kehatunnetuslik, et igal naisel on oma naudingute nurk. Kas sina naisena tead, kus on sinu naudingute nurk? Kas sinu puusad on pehmed, plastilised ja vabad? Kas sinu puusad liiguvad? Kas sa saad võtta selliseid positsioone, kus sul on kõige suurem tundlikkus? Ja ma mõtlesin, ma hakkan sügisel uuesti tegema naistele neid kursusi, kus ma panengi nad tantsima niimoodi, nagu mitte keegi kunagi varem. Sest kui mina käin tantsimas ööklubis, siis ma saan tantsuplatsil orgasmi. Ilma selleta, et kaaslane mind puudutas. Ja vaata, see on sama asi, mida me rääkisime enne sest otsesest ja kaudsest naudingust ja mina samaadi. Ikkagi Tristina ikkagi ütlen, et orgasm on meil kõigil kättesaadav, lihtsasti tehtav ja selleks ei ole partnerit vaja. Et see on nagu nii oluline, et me õpiksime iseendaga. Ja see lõõgastus. Just, et iseendaga toime tulemist ja iseendaga olemist ja veel kord, et ma arvan, minuks kõige väärtuslikum on ikkagi see, et kas ma saan aru, millised seljakotsi tabud on mul perekonnana kaasa pakitud, kas ma saan aru, kuidas ma näen partnerit, kui palju ma panen talle vastutust enda õnnelikuks tegemisel, kui palju ma võtan ise vastutust enda naudingute eest, palju ma tean, mida ma oskan või ei oska. Mina jällegi mäletan, ma kirjutan sellest raamatus ka, kuidas mina käisin tantrafestivalil Amsterdamis. Ma mäletan, et töötuba ja siis oli 80 inimest ümber ringi ja siis meid paluti igal ühel tõusta püsti ja sinna ringi keskele minna, et mis meile meeldib, et tehakse, et siis saavad sarnased koguneda. Ja meid paluti siis 4 kaupa gruppidesse siis, ja ma mäletan, et järjest inimesed läksid sinna keskele ja ütlesid, ja esiteks mõtlesid, appi, et jumal, milline looma, et ma mäletan seda mõtet. Ja samas ka imetlust, et need inimesed teavad, mida nad tahavad. Neile meeldib, nad julgevad seda välja öelda. Siis ma mõtlesin, et issand, et aga mina ei tea, mida ma tahan. Ma ei oska seda väljendada, ma ei julgeks seda väljendada. Ma olin selleks juba lahutatud. Ma olingi täpselt selle teekonna, et kes mina naisena olen, millised on minu naudingud, kuidas minu keha töötab, päriselt töötab. Mida see tähendab, et ma olen ära õppinud oma kehas selle ja teise ja 3. Ja see ei lõppe mitte kunagi. Võt see on mulle, mis mulle meeldib selle Ester Perelli juures ka, et tema ütleb, et noortena me õpime iha läbi silmade. Me näeme kedagi ja see tundub meile ihaldust väärt. Vanusega või nii-öelda elukogemusega me hakkame iha kogema läbi puudutuse.
ja see on tegelikult midagi, mis on vajalik palju rohkem ja kui meil on ära kaotatud see oskus puudutada, siis me olemegi hädas sellepärast, et visuaalne me ei tekita meil nii suurt iha ja meil on vaja kogeda ja puudutada selleks, et iha tekiks ja sütiks ja kõike muud sinna juurde. Ja tulles tagasi selle juurde, et ma arvan, et see oli nii huvitav mulle kogeda aastal 2019, kui ma sain aru, et kas ma julgen seista, kas ma esiteks tean ennast, tunnen ennast, oskan seda kirjeldada, julgen kirjeldada ja lepin ka sellega, et keegi ütleb, päris huvitavad soovid on sul, aga tead, mina neid ei paku. Et ma lepin ka sellega, et ma kogen ka äratõukamist, kui ma julgen olla ehe oma soovide, tahtmiste ja ihadega. Ja see oli väga-väga väärtuslik ja ma arvan, et see on väga kallis, ma siiamaani mõtlen tagasi suure südamega sellele kohtumisele, kogunemisele ja võt see on minu jaoks, sellest ma kirjutan ka raamatus, et õpi ennast tundma nii palju, et sa julged olla endale huvitav, sa julged ennast nähtavale tuua ja minu jaoks see lähedus, ma enne küsisin, et kust algab lähedus, siis minu jaoks see lähedus algab tegelikult sellest, et ma õpin ennast tundma esmalt. Ma õpin ja julgen vaadelda neid peidetud nurgataguseid ja katsun ja kogen ja siis alles näitan teistele, sest ma ei saa näidata ennast teistel, kui ma ennast ei tunne. Selles on õigus, aga veel, mis on väga suur oluline osa ja võib-olla, mida võib-olla paljud ei mõtle, et see atraktiivsus ja see imetlemine. Et kas sina oled oma meest niimoodi imetlenud, et sa ütledki talle kallis, et mulle meeldib sinu kukal, sul on nii seksikas kukal, kallis sinu käed, sa võtadki, hoiad oma mehe käsi, sest kallis, millised mehelikud käed, su õlad, et tehke oma mehele rohkem neid komplimente, ärge oodake alati, et mees sulle teeks. Ja teiseks mehed ja naised, ärge muutuge mugavaks, ärge laske enda kehasid käest ära. Käige, tehke sporti, sest need mehed ja naised, kes on kehalised, sportlikud, aktiivsed, selleks, et meil oleksid võimsad naudingud, mehel peavad olema tuharalihased, jalalihased, kõhulihased, käelihased, ta jõuaks seda naist hoida. Ja samuti naine, et sa oleksid paindlik, plastiline, sa saaksid kõik nagu sellega kaasa tulla. Te olete nagu viinapuväädid. Ärge muutuge kodus selleks, et te käite välja veinud dressipükstega või augud on kuskil sees, on ju. Ka naisena kodus, käi kõige seksikama pesuga, kõige ilusamate riietega, lõhnake hästi. Ärge olge nende rasvaste peadega, ma ei tea, lakkimad küüne värv on kuskilt maas või kannalõhed või midagi sellest. Mees ei ütle sulle seda, aga ta näeb seda, ta paneb seda tähele. Ole ise enda jaoks kõige atraktiivsem naine. Sa oled oma mehe jaoks kõige atraktiivsem naine. Ja mehed täpselt samamoodi. Ärge rõhitsege, ärge tehke mingisuguseid tobedusi, te saate aru küll, mida ma mõtlen. Et see kõik lükkab naise tegelikult sinust eemale. Et olge väärikad, olge džentelmenid. Mulle meeldib see, kui mees on mees, siis naine saab olla naine. Ma arvan, et see, kui naine laseb olla endal naine, seda rohkem saab mees olla. Tahtsin just, et mulle tundub, et seal ei ole vist, see on nagu muna ja kana teema, eks ole. Aga ma arvan, et see algab sellest, et iga inimene vastutab enda atraktiivsusest ise. Ja samas mul hästi meeldib, sa küsisid, et kas sa ütled, ja mina tahtsin öelda, mina ütlen oma armsamale, et ma imetlen tema mehisust ja tema otsuseid ja tema julgust. Ja kiida rohkem. Ja tema haavatavust, aga tema julgust väljendada, kui ta kardab midagi. Ja see, kuidas ta emotsionaalselt väljendab mingid asjad, ma arvan, et see on nii oluline, et me õpime vastastikku imetlemast, ilma imetluseta ei ole suhet. Ja teiseks, kui sinu kaaslane, sa ütlesid nii armsalt, et kui sinu kaaslane jagab oma nagu sellist õrna kohta või midagi, mis teda haavab või nii, siis kallid naised, ma tahan teile kõigile päriselt öelda, kui sinu mees on sulle midagi usaldanud, mis on nii sügavalt tema seest tulnud, siis ta ei taha mitte kunagi, et sa seda talle vihaoos tagasi ütled. Ja vastupidi täpselt samamoodi. Ja kui sa oled oma mehele liiga teinud või mees on oma naisele liiga teinud, siis see, et sa lähed, võtad ümber kinni, ütled kallis. Mul on väga kahju, et ma sulle tegin haiget. Palun vabandust. See peab tulema teil nii sügavalt hinge südamest ja te saate selle andestuse. Aga ärge olge nii uhked ja kõrgid, et te ei lähe andeks paluma. Mind hästi kõnetab see ja ma arvan, et see on hästi ilus ja oluline, et armastuses ja armastusega tulevad olukorrad, kus tahtmatult või tahtlikult tehakse haiget. Enamjaolt tahtmatult, mõned ka tahtlikult. Ja ma arvan, et see on üks paarisuhte, üks nurgakividest.
kas ma julgen minna ja öelda. Ja mina olen nagu lubanud iseendale, kui ma olen vihane ja kuri, ma ütlengi välja, ma olen väga vihane ja kuri, aga ma mitte kunagi ei kasuta selliseid sõnu ja lauseid, mida ma hiljem kahetsen. Ma ei saa mitte kunagi seda energeetikat tagasi. Ma olen midagi lõhkunud, ma olen midagi katki teinud. Aga see, kui ma väljendan, et ma olen vihane, ma rahunen maha, me räägime ja mina tõesti oma emotsionaalsusega, ma mahun oma mehe sisse ära. See, kuidas ta hoiab, kuidas ta võtab vastu, kuidas ta lihtsalt laseb olla. Ja see on kõige rohkem, nagu mida me naistena vajame, see rahusadam ja mehed vajavad ka seda rahusadamat. Täpselt samamoodi. Tahtsin just küsida, kas sa suudad pakkuda ka talle seda turvalisust? Täpselt samamoodi. Sest ma arvan, et see on ka see koht, et me mitte ei ütleks, et naised vajavad meestelt, et see on midagi, mida me kõik inimesed vajame partnerilt. Et mina saaks olla rahulik ja turvaliselt hoitud ja näidata oma ehedust. Ma vajan seda, et mu partner tuleks minuga toime ja vastupidi, et mina saan olla see turvaline toimetuleja, kui mu partner seda vajab. Ja see on nii tähtis, et me õpiksime vastastikku seda tegema, sest muidu me paneme ühele soole kohustuse ja vastutuse. Ja siis teised ütlevad, et no näed, et naised ei saagi olla sellepärast, et mehed ei tee, mis ei ole tõsi. Ja teiseks veel, nagu mida ma näen, ma ei tea, lihtsalt nagu see on nii valusam mulle, et kui palju suhteid on täna, mis on mõistuse tasandil ja nad ei julgegi minna sinna südame tasandile, sest seal nad on kõige haavatavamad, kõige hellemad, kõige tundlikumad, kõige õrnemad, aga seal päris armastus alles hakkab kasvama. Ja vaata, mul on siin küsimus, mul on vaja see küsimus ka sulle anda, sest see on nüüd pikalt oodanud juba, aga ma tahan mind hästi kõnetab see, mis sa ütled ja ma arvan, et siin on meestel on keerulisem koht kui naistel, sest jällegi me tuleme selle sotsiaalse ruumi juurde, et kui on õpetatud, et mehed ei nuta, mehed ei näita oma haavatavust, mehed ei näita oma nõrkust, sest see teeb mehest just mehed ei näita oma nõrkust. Ja naised, me naistena vajame just, et mees näitaks oma haavatavust, sest see loob meile ühenduse. Nii me oleme selles limbos, et ühtepidi naistena, mina ütlen küll, et mina naisena vajan oma mehe haavatavust, ma vajan, et ta julgeks näidata mulle oma päris sisemust, ma vajan, et ta julgeks öelda mulle, ma ei tea, ma ei oska. Ma vajan abi siin või et ma ei tea, kuidas sellega toime tulla. Ja kui ma seda kogen, siis saan mina olla see turvaline ja ma saan vastu tegelikult pakkuda talle oma seda emotsionaalset haavatavust ja seal tekib see ühisosa, et lubame meestel olla mehed ja julgustame neid tulema välja haavatavusega ja see on naistel väga suur töö teha. Ma võin emana julgustada oma poegi, ma saan naisena julgustada mehi olema haavatavad ja siis seda mitte maha materdada ega ära põlata või siis naeruvääristada, vaid emmata, vastu võtta ja olla tänulik, et ta seda minuga jagab, sest ma olen nii eriline, et ta minuga jagab seda. Ja teiseks, et see saab alguse sellest, kumb partner on paremas kontaktis iseendaga. Kas on mees avatud, ta muugib lahti selle kinnise naise või on naine avatud ja ta muugib lahti selle kinnise mehe ja siis hakkab see tants seal. Just, et mulle väga meeldib see mõte, et see tants, aga mul on küsimus. Meil on kombeks nii, et iga eelnev külaline kirjutab järgmisele külalise küsimuse. Tiit Kõnnussaar oli minu eelmine külaline, meil oli väga põnev vestlus Tiiduga. Nii Tiit on kirjutanud sulle ühe küsimuse, ole hea vaata, kas sa saad aru tema käekirjast. Loe ette ja proovime sellele vastata koos. Siin ei ole ühte vastust olemas. Loe küsimus palun ette kõigepealt. Kui kaua peaks kestma suhe kaasaegses maailmas? Oi, kui ilus küsimus. Täpselt nii kaua, kui sina oled selle õppetunni kätte saanud. Täpselt nii kaua, sest iga suhe on meile kingituseks. Ta tuleb sulle midagi näitama, mida sa kogeksid ja selleks, et sa õpiksid ennast armastama, väärtustama, ütlema ei ja kehtestama enda piirid. Mina tahan kohe seda natukene ka avada. See on nii äge küsimus. Me enne ka rääkisime sellest, kui pikk või lühikest. Me oleme selles muutuse maailmas praegustele suhete pikkusega. Mulle hästi meeldib, kui Ester Perel ütleb selle kohta nii, et kui kunagi me olime kõik ühes püsisuhtes ja see ühes püsisuhtes pühendunud suhtes olemine oligi selline nagu püha kraal, siis täna me oleme selles maailmas, kus enam inimesi kogeb 2-3 pühendunud paari suhet. Et ei ole 5-10, vaid öeldakse, et on 2-3 pühendunud pikka paari suhet. Et see on pigem selline tavapärane. Mõnel on
õnne need 2-3 erinevat suhet teha sama partneriga. Ja mõnel on selleks vaja partneri vahetust. Ja mina usun sellesse, et mina ise olen täna teises pikas pühendunud suhtes ja ma saan sellest mõttest hästi aru, et ma valetaks, kui ma ütlen, et see suhe lihtsalt sai läbi ja nüüd ma olen järgmises suhtesse. Minu unistus oli ja minu arusaam oli ühes pikas suhtes olla, kasvatada lapsi koos, saada vanaks koos. Ja sellist ei realiseerinud nii. Et mitte ka ära kaotada seda ilu ja erilisust ja puhtust selle ümber ja samas mitte taga leinata, vaid siis teha selle teadmisega ja aru saada, et ühel hetkel on vaja tänada teineteist, kui see arengukoht on kätte jõudnud, et selles suhtes ma enam jätkata ei saa ja mulle meeldib mõelda, et igas suhtes mul peab olema põhjus jääda. Ma ei pea otsima põhjuseid lahkuda. Ja kui neid põhjuseid enam jääda ei ole palju, siis mul on aeg tänada selle teekonna eest ja liikuda järgmise ja mitte järgmise suhtesse, vaid liikuda ise edasi ja vaadelda, kus siis on keegi ja kas on keegi, kellega ma tahan üldse seda suhet ise looma hakata, eks ole, ja sealt edasi areneda. Et jah. Ja nüüd kõnetab see nii. Ja mina tahaksin öelda nendele inimestele, et kellel ei ole õnnestunud sellised pikad suhted, et teie elus järelikult on oluline, et on täpselt nii, nagu sina oled kogenud, sest me inimestena tuleme kõik, meil on oma hingekirja kood ja on vajalikud peatükid, mida sa pead läbi käima ja ära võrdle ennast kellegagi, kes ei ole sina ise, sest sina oled autentselt unikaalne olend siin maises maailmas, selles kehastuses ja mida me tuleme siia maailma õppima, armastama, armastust iseenda vastu, armastust oma ligimese vastu ja oskus suhelda teiste hingedega. Ja see on see, mida meie siit maailmast kaasa võtame. See on nii ja et mulle väga meeldib, ma ei tea, kas sa kirjutad selle alla, ma usun, et sa kirjutad alla, et ükskõik mis olukord meil elus on, siis tegelikult suurem doos armastust aitab alati. Jaa. See armastus tervendab. Just, et suurem doos armastust aitab alati ja enne kõike iseenda vastu hea tahtlikkus ja siis teiste vastu ja mulle hästi meeldib, et oled sina küsinud kunagi oma partneri käest, tunned sa mu armastust. Et kuna mulle meeldib hästi küsimusi küsida ja mind on õpetatud nii, et küsimused on tähtsamad kui vastused, siis ja ma proovisin ka oma raamatus ka mõelda, et mis on need väärtuslikud küsimused, mis võiksid aidata inimestel avada teemasid ja üldse hakata mõtlema, mitte ma ei pea õigeks, et inimesed ütlevad, kuidas on õige või kuidas on vale. Meil kõigil on oma teekond ja kõige õigem viis on olla autentne iseendaga. Meil ei ole ühtegi koopiat. Meie parim versioon oleme me ise. Ja ainult üks elu on antud, ärge raisake seda. Just, et see on nagu hästi oluline, aga tõesti ma kuulen palju oma klientide käest, et ma ju andsin talle kõik ja siis ta ütles, et ma ei tundnud tema armastust või et ta läks ära, sest keegi armastab talle paremini. Ja ma arvan, et see julgus esitada küsimus, mida sa vajad, et tunda mu armastust ja kas sa tunned mu armastust, et kui sul tõesti on see südametunne, et tema on see lemmik inimene sinu elus, ma ikka küsin, et tead, kuulad, vaatad, et kas tänane partner, kellega sa koos oled, mõtle tema peale praegust ja küsi, kas tema on sinu lemmik inimene. Ja kui ta on, siis saada talle sõnum või mine kallista ja suuda teda, ütle aitäh, et sa oled minu lemmik inimene. See on nii tähtis, et meil on see, et nad on need lemmik inimesed, sest nende poole me tahame pöörduda, me tahame nende kaissu minna, me tahame nendega oma elu jagada ja me saame aru, et meil on vaja ka aega eraldi neist, et siis neid ka igatseda. Ja meile ju meeldiks, et selle lemmik inimesel on oma äge elu, sest kõige ilusam imetlus, mina olen kogenud, kui ma näen oma meest tegemas midagi tema enda elemendis. Kus ta on täiesti oma enda energias ja toimetab ja tegutseb ja ma vaatan, vau, selline mees on mul. Ja teiseks, mida ma tahan öelda, et ma olen koolitusel hästi palju nagu kokku puutunud sellega, et naised ootavad mehelt mingit esimest sammu või kui nad tunnevad milleski suhtes puudust või vajaka, eks ju. Ära jää ootama seda. Ole esimene, kes teeb selle sammu, kes hakkab rohkem näitama, kes hakkab rohkem kallistama, kes hakkab rohkem suudlema, kes rohkem teeb mingeid ettepanekuid. Me elame peegelduste maailmas.
mitte ükski mees ei muutu selle peale, kui sa talle lihtsalt vingud ja nähvad. Ta ei tee mitte midagi selle peale. Aga ole selle armastuse kehastuses ja ütle muisu, tead. Ja jaga seda ja näita talle. Ja see on nagu see koht, et ma ei tahaks seda, et meil on mingi meeste maailm ja naiste maailm ja mulle väga meeldib see, et mehed on mehed ja naised on naised, on ju. Aga ikkagi see, et kui sa tunned milleski puudust, mees ei ole hiromant, ta ei loe sind ridade vahelt. Ütle talle otse ja armastusega. Õnneks naine ei ole ka hiromant. Nii et nagu Katrin Saaliga me rääkisime, et täiskasvanud inimene annab endast teada. Ja annab endast teada just nüüd läbi selle, et mina vajan. Mina soovin ootan, ju, täpselt. Või mul on et ma vajan või ootan või tahan või ja see ei ole käsk, vaid ma annan endast teada. Ja hooliv inimene, kes on sinuga paari suhtes, tahab pakkuda sulle vähemalt nii palju, kui ta saab seda, mida sa siis vajad. Võib-olla ta ütleb, et mitte täna, aga sellest homme. Ja see on minu meelest vastastikune tants, et kui see teadlik täiskasvanu austav inimene, kes ennast austab, on ennast tundma õppinud. Julgeb välja öelda, mida ta vajab oma partnerilt, et tunda tema armastust või lohutust või kirge või mis iganes see siis on. Ja teine võtab vastu seda ja teeb seda sama, siis milline äge kooslus on siis paari suhe ja ma ikkagi rõhutan selle peale, et energia, see on meil tohutu energiaallikas, et me saame paari suhtest energiat olla ägedad oma töökohal, me saame paari suhtest energiat olla ägedad oma vanemlikus rollis, et see on nagu nii tugev energiaallikas, hoiame seda siis töös, aga selleks, et olla tugevas energiaallikas ja töötada kogu aeg sellega, on mul vaja endaga olla tugevas seksuaalse energiaga kontaktis, mis on see elu eliksiir, sest muidu mul ei ole midagi sinna suhtesse anda ja mul ei ole seal midagi käidelda. Ja sidrunina me ei saa midagi suhtesse panustada. Just. Nii et ringiga tagasi tulles tuleb ikkagi endast hoolitseda ja suhetesse panustada ja olla armastusväärne iseendaga. Ja see on nii paljudele naistele nagu võõras, et valida iseennast, olla ise number 1. See ei tähenda tõesti egoismi, vaid see tähendab elu tervet enese armastust. Ja et meil suhtes oleksid piirid, sest kui meil piire ei ole, siis me ehitame paksud seinad ja tegelikult me oleme üksteisest palju kaugemal siis. Aga kui me tunnetame neid piire, siis me oleme tegelikult palju lähedasemad. Ja on veel midagi, mida sa tahad lõpetuseks öelda sellele põnevale kirglikule vestlusele, vahepeal isegi vaidlesime siin, mulle tundus. Aga näed, lõpuks me jõudsime ikkagi, inimesed võivad tajuda, tunnetada maailma erinevalt. Mina olen aru saanud, et maailmas ei ole olemas ühte tõde. Mina olen ehitanud omale sellise maailma ja loonud sellise, ütleme, elufilosoofia, mis on teinud mind õnnelikuks. Ja ma olen jaganud seda tingimusteta teistele. Ja ma olen kõigile öelnud, see pole absoluutne tõde, vaid võtke noppige sealt välja see, mis teid kõnetab. Ja täna ma võin öelda ja olla nagu tänulik, et ma ei ole kunagi olnud ühegi maskiga. Ma olen täpselt siiras, sama ehe, sama lihtne nagu see väike kobratud tüdrukepp, kes tuli suurde pealinna, et ehitada üles oma elu ja kasvada välja sellisest vaesusest. Ja unistage kõik. Ka see mees, kes täna on minu elus, ma teadsin, et ta on olemas. Ma ütlesin kõigile, et ta on olemas. Kõik mu sõbrad ütlesid, ei, sellist ei saa olla. Ja täna see on täpselt see, et näed, et ma tahan teile kõigile öelda. Elus on vaja mingisugused õppetunnid selleks, et jõuda paremasse kohta. Ja kui teil on suhtes kriis, siis ärge kohe lahku minge. Päris ausalt. Mina olen seda proovinud, et ma olen läinud lahku, tuleb uus ja täpselt sealt, kus lõppes eelmine suhe, hakkab uus. Ja mitte midagi. Aga nüüd lihtsalt selles suhtes olles ma olen aru saanud, et kõige ilusam suhe ongi see, kui mõlemad saavad olla need, kes on nad päriselt. Ja see ongi see koht. Ja kui lihtne on see suhe. Ma saan aru, et ma olen täiesti normaalne naine. Ma olen täiesti normaalne naine. Mind süüaks ära kogu minu emotsioonidega. Ma mahun selle mehe sisse, ta saab sellest kõigest minu maailmast aru. Ja see on nagu nii võimas. Ja ma tahan kõikidele naistele öelda. Ärge leppige sellega,
kus ei ole arengut, nii nagu sa ütlesid. Et pole liiga halb, et ära minna, aga samas ma ei naerata, eks ju. Et praegu on see armastuse ajastus, kus sellised suhted, turbulents on nii tugev, lammutatakse laiali ja kas see sama suhe hakkab uuesti kasvama, on võimalik või tuleb uus inimene, kellele sa oled ruumi teinud ja sa oled lihtsalt usaldanud. Täpselt nii nagu Lilian sina usaldus. Leitsad tagasi. Ja sa olid valmis selle vastu võtma. Ja kuigi ka minule hoiatati, et ära usalda, vaata, mis teeb. Ärge kuulake teisi. Ja ma mäletan, kuidas ma ütlesin ka oma emale, et ema, suletud südamega ei ole võimalik armastada. Issand, kui ilus. See on nii õige, mitte kunagi ei tohi südant lukkuma panna. Suletud südamega ei ole võimalik armastada, sest risk on muidugi haiget saada. Aga ma võtan selle riski ja mina mõtlen, et see on midagi, mida ma olen endale lubanud. Et ma ei hülga enam ise ennast. Paarisuhe on minu jaoks nii oluline aspekt minu elus. Et ma hoolitsen selle eest ja ma ei luba seda kriisi, vaid ma teen ennetavalt. Teen iga aasta oma armsamaga paarisuhtauditit ja pean oluliseks rääkida ja hoida seda, mis on kallis ja märgata, kui väikesed mõrad kuskil hakkavad tekkima, sest me näeme väikesid ja seda väikest on lihtne parandada. Kraanikaussi mõelge selle peale. Ei ole midagi see ühe kahvli tassi pesemine. Aga kui mul on seal virnade kaupa juba, siis on päris keeruline seda tühjaks pesta ja ma arvan, et see on midagi, mida anda, et kriis enne kriisi. Hoolitse, mis sul on tähtis ja suhe endaga ja oma armsamaga on tähtis. Nii et hoiame seda, mis on kallis. Hoidke oma kaaslast peopesa peal. Ja enne kõik ise ennast. Ja ise ennast loomulikult, sest kõik saab alguse sellest kontaktist, mis on sinul ise endaga. Ja mul on nii hea meel ja rõõm ja tänulikkus, et sa siiski tõid ka seda isiklikku kogemus ja siis ma olen nii tänulik sulle selle eest, kuigi sa ütlesid, et seda ma ei näita ja ei räägi ja mul on kohe rõõm sinu üle, et sinu elus on täna keegi mees, kes on ma näen, kuidas sa särad selle mehe taustal temaga koos ja selles rõõmus ja õnnes. Nii et ma loodan, et see sära jätkub, see taiplikkus ja tarkus ka seda kasvatada koos jätkub. Ja loodan põnevusega kuulda, et võib-olla, et kas sa võtad ka suhtauditi ette oma armsamaga, sest see oleks väga hea kogemus, kui sa nüüd seda teed. Et aga lihtsalt lust on olla suhtes teadliku mehega. Saan ainult kaasa rääkida. See on iga naise kingitus, olla suhtes teadliku mehega. Saan ainult kaasa rääkida, siin on ikkagi oluline, või saa ütlemata, et me läheme suhtesse ja jääme suhtesse nendega, kes on meie arengutasemel. Ja, see on nii õige, täpselt nii ongi. Jah, et me saame sellesse suhtesse ainult selle samal arengutasemel, sest kui see arengutase ei ole sama, siis ta ei püsi. Siis meil, ja see on see julgeda ka siis edasi liikuda, sest see ei ole see arengutase, aga siis ka valida teadlikult ja omada vastutust. Ja see tulebki sellest hetkest, ma mäletan, kui ma ütlesin, mul ei sobi enam nii. Ja kuidas elu tegi, see oli täielik katastroof. Ja kuidas sa nagu ühel hetkel taipad, et vau, ma lihtsalt usaldasin. Ma ei teadnud, aga ma lihtsalt usaldasin. Ilus kingitus ja alati usaldus ja armas saab premeeritud universumi poolt, alati. Just. Ja ma soovitan, ühte soovitus ma annan küll, ärge laske oma paarisuhet igavasse kohta, vaid selliseid asju võtke ette regulaarselt, kas koos epuga või ilma eputa, minu raamatuga või ilma minu raamatuta, et julgege neid ette võtta ja avastusi ja pühendusi teha teine teise jaoks, nii et aitäh, Epp, sulle selle väga põneva kirgliku vestlusest. Mulle väga meeldis ka see vaidluse moment ja mõtlesin kohe, et no vaata, kus energiat kohtuvad ja põrkuvad. Ja siis, tegelikult me rääksime samast asjast, aga erinevatelt nurkadelt. Ja see mulle meeldiski selle asja juures, nii et aitäh sulle ennast avamast. Aitäh, et sa usaldasid ja tulid. Ja ma olen veendunud, et see ei ole viimane kord, kui sa siin diivanil istud. Ja ma tahan kõigile vaatajatele öelda veel, usaldagi iseenda tõde, isegi see, kui see ei sobi teistele, ei tähenda seda, et sul oleks vale, sest selles maailmas on nii palju kihte ja tasandeid. Aitäh, hea vaataja kuulaja, selline see saade sai. Kirglik, julge vaadata iseendal otsa, tea, mida sa soovid ja ära lepi poolkõva variandiga. Et see on kõige nirum kingitus, mida sa endale elus teha saad. Leppida millegagi, mis ei pane su südant laulma, ei pane sind õnnest
hõiskama ja oma elu sellisel kirglikul moel elama, nagu sa väärid, armastuse ja rõõmuga. Mina, Lilian Saage, tänan, et sa olid minu ja Epuga koos ja näeme juba 2 nädala pärast järgmise külalisega ja järgmiste teemade juures. Aitäh sulle!